Tere! Rebe Rashabil, 6. Lubavitši Rebe isal, oli kombeks igal 20. Marheshvanil tema sünnipäeval käia oma vanaisa Rebe Tzemach Tzedeki juures, et saada õnnistust. Võimalik, et nii on teinud ka ülejäänud Tzemach Tzedeki lapselapsed. Ükskord, kui Rebe Rashab on olnud 4 või 5 aastane, kuna Rebe Rashab on sündinud aastal 5621 1860 ja Tzemach Tzedek suri Nisanil 5626 1866, hakkas ta nutma. Tzemach Tzedek küsis tema käest, miks sa nutad? Ta vastas, et ta on õppinud Tooras või keegi on talle ümber jutustanud, et nälapeatükis Vaira kõige kõrgem ilmutas ennast Abrahamile. Ta nutab, et miks kõige kõrgem pole ennast talle ilmutanud. Tzemach Tzedek vastas talle, kui 99-aastane juut otsustab, et ta peab tegema endale ümberlõikamist, teenib ta, et kõige kõrgem ilmutab ennast talle. Laps võttis seletuse vastu ja lõpetas nutmist. Kuigi see juhtus Rebe Rashabiga siis, kui ta ei jõudnud veel bar mitzvani ja enne, kui ta on jõudnud vanuseni, millal lapsele hakatakse õpetama käskude täitmist, peame sellest loost õppima. Kuna Rebe Rashab on jutustanud seda oma ainukesele pojale, 6. Lubavitši Rebele, ja tema on seda ümber jutustanud, siis on arusaadav, et seda lood peab jagama kogu maailmaga. Selles on tõestus, et see lugu puudutab ka meid. Sellest loost võib õppida 2 asja, nii küsimusest kui vastasest. Rebe Rashabi nutmisest, et kõige kõrgem pole ennast temale ilmutanud, võib õppida, et iga juut, mis iganes olukorrast ei asuks, isegi kui ta veel ei jõudnud vanuseni, millal hakatakse õppima käskude täitmist, mis tähendab, et ta ei tea isegi nii palju. Mitte ainult ta ise tea, vaid ta ei oska ka teiste käest küsida. Vanuse seisukohad võib ta olla täiskasvanu, kuid vaimsel tasemel on ta endiselt laps, kes pole veel jõudnud vanuseni, millal õpetatakse käskude täitmist. Nagu 6. Lubavitši Rebe on öelnud, et juudi vanust ei arvestata passi järgi. Passi järgi võib ta olla vana inimene, kuid vastavalt oma tegelikule vaimsele vanusele, Toora ja käskude täitmise seisukohad on ta väike laps, kes mängib laua all. Kuid isegi selline inimene võib tugevalt nõuda, mis on samamoodi seotud nutmisega, mis on kõrgem kui tema arusaam, kõrgem kui tema intellekt, mis ei suuda seda enam säilida, et 3-kordsest ajust tulevad pisarad, et kõige kõrgem ilmutaks ennast talle, nii nagu ta on seda teinud Abrahamile. Seda enam ta võiks nõuda, et kõige kõrgem ilmutaks ennast talle nii, nagu ta on seda teinud Abrahamile, peale seda, kui ta lõikas ennast ümber. Selle kohta ütleb Toora ja isand ilmutas ennast temale. Ka varem on kõige kõrgem ilmutanud ennast Abrahamile oma nimega Havaie, isand, kuid seda ei saa võrrelda ilmutamisega peale Abrahami ümberlõikamist, mis on olnud palju kõrgemal tasemel. Kui kõige kõrgem ilmutas Abrahamile ennast peale tema ümberlõikamist, on ta juba lisanud tema nimele tähte hei. Selle kohta ütleb Talmud traktaadis Nedarim, et Abraham sai 5 kehoosa peremeheks ja nad hakkasid täielikult alluma tema tahtele. Need kehaosad on 2 silma, 2 kõrva ja meesorgan. Looduse järgi ei saa inimene neid juhtida. Enne ümberlõikamist on teda kutsutud Abramiks, ilma täheta hei. Ta on olnud peremees ainult selle üle, mida inimene looduse järgi saab kontrollida. Kuid pärast, tänu sellele, mida ta on teinud oma jõududega, nii palju, kui inimene saab teha oma jõududega, on talle ülevalt antud sellist jõudu, mida inimene ise ei saa saavutada, ning tema hakkas kontrollima selliseid asju, mida looduse järgi inimene kontrollida ei saa. Iseenesest on arusaadav, et ilmutamine Abrahamile peale ümberlõikamist on olnud palju kõrgemal tasemel kui varem. Siiski võib iga juut, isegi selline, kes vaimsel tasemel ei jõudnud veel vanuseni, millal hakatakse õpetama käskude täitmist, nõuda, et kõige kõrgem ilmutaks ennast talle täpselt sellisel viisil, nagu ta ilmus ennast Abrahamile, kui ta oli juba tasemel peale ümberlõikamist. Tzemach Tzedeki vastusest, et kõige kõrgema ilmutamine Abrahamile on olnud tänu sellele, et ta teadis, et ta peab ennast ümber lõikama, võib teha järelduse. Iga juut võib nõuda, et kõige kõrgem ilmutaks talle ennast. Kuid sellele peab eelnema teadmine, et peab ennast ümber lõikama.
See tähendab, et vaatamata kõikidele eelistele, mida ta tegelikult omab või mis tal on potentsiaalselt olemas, saab iga juut jõuda kõige kõrgema tasemeni. Nagu on öeldud Midrashis Tanade Veiliau raba, et iga juut on kohustatud ütlema, millal jõuavad minu tegud minu eesisade Abrahami, Iisaki ja Jaakobi tegudeni. See, et Abrahami loetletakse koos Iisaki ja Jaakobiga tõestab, et siin mõeldakse Abrahami taset peale ümberlõikamist. Vaatamata sellele peab teadma, et peab ennast ümber lõikama. Need, kellel on tegelikult olemas eelised, pühakud, kes kontrollivad ka need kehaosi, mida looduse järgi pole võimalik kontrollida, nii nagu see on meie eesisa Abrahami puhul, ka nemad peavad teadma, et nad peavad ennast ümber lõikama. On olemas tuntud lugu Rebe Rashavi kohta, et ükskord ta kurtis, et üks tema kõrvadest ei kuule. Kui hakati otsima põhjust, selgus, et sabatil, kui ta rääkis hasiidilist esseed Mamari, on keegi teises toas rääkinud, mis Rebet segas. Kuna Rebe tundis vastutust, et ta peab jagama teistega hasiidilist õpetust ja rääkimine on teda seganud, on ta eemaldanud kuulamisvõimu kõrvalt, mis oli toale lähedal. Selle kohta on öeldud Mamaris, et pühakod on võtnud endal ära nägemis- ja kuulamisvõimed, kui see on seganud nende jumaliku hinge, kuna pühakod kontrollivad tajumisvõime, mida looduse järgi ei suuda inimene kontrollida. Ka need, kes asuvad sellisel kõrgel tasemel, peavad teadma, et nad peavad ennast ümber lõikama. Põhjus on selleks, et kui on olemas isegi peenike vaimne kiht, võib see peale mitmeid allaminekuid tõmmata inimest madalate asjadesse. Selles seisneb Tzemach-Tzedeki väljendi täpsus, kui juut pühak, kes on 99 aastat vana, teab, et ta peab tegema endale ümberlõikamist. Kui ta saab 100-aastaseks, mis tähendab, et ta on puhastanud kõike oma 10 jõudu, igat jõudu, mis koosneb omakorda 10 osast, siis tal pole midagi enam karta, kuna tal pole enam mingit seost materiaalsete asjadega. Nagu on öeldud Mishnah traktaadi Savot, 100-aastane on nagu surnu, kes vabanes ja lahkus sellest maailmast. Pole arusaadav, miks öeldakse traktaadi Savot, et 100-aastane on nagu surnu, kes vabanes ja lahkus sellest maailmast. Kõik asjad, mida loetletakse selles Mishnahs, on juhend, kuidas peab käituma. 5-aastasena peab alustama pühakirja õppimist, 10-aastasena Mishnah õppimist, 13-aastasena käskude täitmist ja nii edasi. Kuid mida tahetakse öelda sellega, et 100-aastasena peab olema nagu surnu, kes vabanes ja lahkus sellest maailmast? Lihtne seletus on, et peale seda, kui ta on puhastanud kõiki 10 jõudu, kõikide nende detailidega, igaühe nendest, mis koosneb 10, muutub ta 100-aastaseks, kes justkui vabanes ja lahkus sellest maailmast. Tal pole enam seost materiaalsete asjadega ja tal pole midagi karta, justkui tal pole enam kurikalduvust. Kuid siis, kui ta on veel 99 aastat vana, on tal veel jäänud midagi 10 jõust, mida ta peab puhastama. Seega peab ta ennast ümber lõikama, kuna peale mitmeid allaminekud ei tähenda, et ta asub kõrgemas maailmas, kuid tema allaminek võib viia teda madala maailmani, vaid kuna inimene eelnes maailma loomisele ja tuli pärast maailma loomist, saab tema puhul olla mitu allaminekut. Tema ise võib jõuda madala tasemeni, kuid siis, kui on olemas täielik enese annulleerimine, ta teab, et ta peab ennast ümber lõikama, ta teab, et tema vaimne tase ei ole selline, nagu see peab olema ja ta peab muutuma. On see esimene samm, et jõuda kõige kõrgema tasemeni, siis Isand ilmutas ennast temale. Nii nagu Abraham peale ümberlõikamist ja temast sai Abraham peale tähe hei lisamist, hakkab ta kontrollima kõiki oma tajumisvõimeid, isegi neid, mida looduse järgi pole võimalik kontrollida. Seda enam muutub ta oma pärisosa peremeheks. Nagu on öeldud Mamaris pühakute kohta, tänu sellele, et nad puhastavad ennast, saavutavad nad ka oma pärisosa puhastamist. Täpselt nii, nagu ta muutub oma tajumisvõimete ja pärisosa peremeheks, muutub ta peremeheks kõikide asjade üle, mis tal peavad olema selleks, et teenida kõige kõrgemad. Nendeks on lapsed, tervis ja elatis. See kõik
hakkab tal olema küllusega. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!